Tere, head sõbrad! Täna on aeg, kus me saaksime olla koos kirikutunnis, aga paraku on nüüd jälle see aeg, et me saame olla koos ainult video vahendusel. Aga oleme tänulikud ka selle võimaluse eest ja nii saame täna siis olla oma video kirikutunnis koos kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja tervitan teid siit Saaremaalt ja meiega on ka Kirsti, kes on Tallinnas. Tere! Ja kuigi on selline hall sügisilm täna Saaremaal, tahaksin ma alustada ühe hea rõõmsa lauluga. See on laul "Ma olen väike karjane". Ma olen väike karjane, mul loodud laulja keel, sest laulan nagu lõõke ja rõõmus on mu meel, sest laulan nagu lõõke ja rõõmus on mu meel. Kui vaatan üles taevasse, siis tuleb meelde see, et seal üks hea karjane, ma tema talleke. Et seal üks hea karjane, ma tema talleke. Sind kallis taeva karjane, ma tänan südamest, et hoiad kaitsed heldesti mind oma tallekest. Et hoiad kaitsed heldesti mind oma tallekest. No nii, üks hea taevakarjane on meid hoidmas ja kaitsmas ja sellest heast karjasest räägib ka psalm 23 piiblis, mille ma nüüd teile loen. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Aamen. Selle psalmi ehk laulu heast karjasest on kirjutanud kuningas Taavet, juutide üks suurimaid kuningaid. Ja tema, kui ta oli veel poisike, oli karjapoiss. Karjatas lambaid ja sellepärast selles hea karjase laulus ta räägibki just sellest, mida üks karjane teab olevat parimat oma karjale, väikestele lammastele. Aga selle psalmi kohta, ma arvan, me saame nüüd ka ühe kena pildi kokku panna. Selleks ma natukene nüüd liigutan oma arvutit. Nii, Iisrael on selline mägine maa, kus on ka palju kõrbeala. Ja üks karjane peab olema väga leidlik, et ta leiab selliseid ilusaid, haljaid rohumaid, kuhu ta saab oma karja sööma viia. Ja
nüüd me tekitamegi siia kõrbesse hoopis ühe halja rohumaa. Just nii oli ka selles laulus kirjutatud: haljale aasale paneb ta mind lebama. Ma arvan, et sellel haljal aasal võiks kasvada paar puud ka, mis annavad ilusti varju loomadele. Ja seal oli juttu kuningas Taaveti laulus, et hingamisveele saadab ta mind, et kõrbes saaks olla selline roheline rohumaa, haljas aas, peab seal olema vett. Ja panengi siia nüüd ühe allika jooksma. Sellise karjamaast unistab iga karjane ja sinna ta tahabki viia oma karja, lambaid. Hea karjane, kellest rääkis kuningas Taaveti laul, see taevakarjane, kellest laulsime ka meie, on Jeesus. Ja seda psalmi 23 laulu heast karjasest tihti loetakse ka siis, kui inimene on surnud matustel. Ja minu arvates annab see nii palju lootust, et meie saame siin maailmas küll peame edasi elama ilma oma kalli lähedaseta, aga me võime ta usaldada hea karjase Jeesuse hoolde. Siia alla ma panin aga sellise musta riide. Usun, et seda on ka teile näha ja must on selline leinavärv, pimeduse värv, must on ka mulla värv. Ja praegune novembrikuu on üks pime aeg. Seda hüütakse ka hingede ajaks. Hingede päev on juba möödas, aga ka täna me räägime veidi sellel teemal. Hingede päeval on kalmistutel põlemas sajad ja sajad küünlad ja ükski ruum ei ole täielikult pime, kui seal põleb kas või üks ainus küünar. Aga valgus saab suuremaks, kui neid küünlaid on rohkem ja rohkem. Nii panen ma ka siia selle pimeduse kanga peale täna põlema küünlaid. Kõik need küünlad, mida on pandud põlema lahkunute haudadel, on märgiks ka sellest, et nende peale, kes surnuaias puhkavad, kes sinna on maetud, nende peale mõeldakse ja südametes on see mälestus ikka elav. Nii panen ma siia küünalde vahele ka selliseid väikseid kuldseid südameid märgiks, et iga selline küünal on armastusega süüdatud ja armastusega mõeldakse ka kõigile neile, kes siit ilmast on lahkunud, aga kes saavad olla nüüd koos hea taeva karjasega. Praegu ei ole enam puudel lehti ja rohelised on ainult kuused, männid, kadakad. Varsti advendi ajal saame juba advendikuuse tuppa tuua ja jõulude ajal jõulukuuse ja see roheline kuusk on ka selline ilus märk, et ta on ikka roheline ka siis, kui tundub, et enam elu isegi looduses ei ole. Roheline on elu värv ja nii pannakse ka haudadele kuuseoksi ja panen ka siia nende küünalde ümber täna kuuseoksad.
ma panin need kuuseoksad sellise pärjakujuliselt. Nad on siin ringikujuliselt ja kui on matused, siis teinekordki viiakse ka lahkunu hauale sellised pärjad. See ei ole lihtsalt niisama ilu pärast. See ümmargune pärjaring on ka üks lõputu ring ju tegelikult. Ringil ei ole algust ega lõppu. Ja nii on see ka märgiks, et igavik, kuhu me saame oma lahkunud saata heakarjase hoole alla, on ka lõputu. Ja selline pärg on nagu ka üks võidupärg ühele heale risti inimesele, kes on nüüd saanud sinna haljale aasale hingamisveele. Aga meie ei pea olema ka mitte kurvad, sest ka meil on ju lootus ennast usaldada heakarjase hoole alla ja ükskord saame ka seal taevariigis kokku. See taevane elu, mis ees ootab, annab meile rõõmu, lootust ja sellest räägib ka Kirsti järgmine laul. Seda ei saa osta raha eest, leida kulla korma seest, ei saa võita loosiga ega endale teenida, sest elu taevane antakse sinule, kui vaid usud issandat. Seda ei saa osta raha eest, leida kulla korma seest, ei saa võita loosiga ega endale teenida, sest elu taevane antakse sinule, kui vaid usud issandat. Aitäh, Kirsti. Ja nüüd ma, kuigi see pilt on minu arvates nende küünaldega ilus, tõstame arvuti jälle laua peale, et saaksin olla paremini ekraani juures. Aga ka siin maa peal, ükskõik missugune on see aeg või missugune on ilm, ei pea me mitte midagi kartma. Ka siin me saame ju olla heakarjase hoole all, taevaisa peopesal ja tema hoolitseb oma laste eest. Ja tema peopesal saame tunda end turvaliselt ja kindlalt. Novembrikuu on tihti, öeldakse, üks selline kõige pimedam, hallim ja igavam kuu, aga minu arvates ei ole igavaid ja kurbi aastaaegasid. Igas aastaajas on oma ilu, oma võlu ja isegi täna, kui siin Saaremaal on selline hall ja vihmane ja tuuline ilm, on ikkagi rõõmus näha, et mõnel kibuvitsapõõsal on punased marjad ja veel kollased lehed küljes. Ja isegi kui neid enam ei ole, on ikka ja alati leida midagi ilusat looduses. Igas aastaajas me saame tunda rõõmu, leida julgustust Jumala ligiolust ja näha looduse ilu. Sellest räägib ka Kirsti järgmine laul, mis räägib, et 4 aastaaega on kõik ühtemoodi ilusad ja igal ajal saame ühtemoodi olla Jumala peopesal. Ja, see on aastal looja peopesal. Üks vahva laul, ma tõlkisin selle eelmisel aastal eesti keelde. Igale aastaajale on oma salm ja iga salmis lauldakse mingist linnust. Esimene on suvel tuttpütt, on selline veelind. Minu suvila juures Soomes on selliseid seal järve ääres.
suvi läbi ja siis on kured, kes rändavad lõunamaale ja siis talvel on leevikesed selles laulus ja kevadel pääsukesed. Tutpüt sõuab pikki sinist järve selga, laine virve kaldal korrutab. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu allikas. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu allikas. Kurgede kolmnurgad rivistuvad rongi, katusel vihma rabistab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Leevikesed oksal turritavad sulgi, lumekuub loodust lohutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Esimesed pääsud tiiblevad põllul, sinililled õitsvad lõhnab maa. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamat paika ei olla saa. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamat paika ei olla saa. Aitäh, Kirsti! See laul võtab tõesti nii hästi kokku kõik, mis on looduses igas aasta ajas oma ilu ja igal ajal Jumala arm. Aga kõik, mida me saame ka Jumalalt alati paluda, on kokku võetud meie isa palves, mille on õpetanud Jeesus. Ja selle palvega, meie isa palvega, saame me ka täna oma kirikutunni kokku võtta. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja kõige lõpuks, head sõbrad, saan ma teile anda siit veel Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma palgel sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistust saame aga veel teile soovida koos Kirstiga nende ilusate õnnistussõnade lauluga. Nii, nüüd kuulete mind. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, tapale paistku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja arm
Nüüd me ei kuulnud, Tiina, sind. Nii, vabandust, me ei ole ammu enam Kirstiga siin videodel kirikutunde teinud ja nii unustan ka mina ikka mikrofoni välja. Aga soovin, head sõbrad, teile, et oleksite hoitud, kaitstud, oleksite terved. Loodame ja palume, et advendi aeg pühib ka minema selle haiguse ja viiruse ja need piirangud, mis selle pärast on, et ehk saame võib-olla siis jälle kokku, kui jumal lubab. Aga seniks kõike head teile ja olge hoitud.